Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele ja mul on nii hea meel sind siin näha. Ja kui sa alles nüüd esimest korda sattusid siia, siis tea, et see on aiandusteemaline eestikeelne kanal ja üldjuhul ma panen igal reedel kell 3 uue video siia üles ja et see sul ei ununeks, siis väga hea mõte on tulla selle kanali tellijaks ja ma teen kõik endast oleneva, et see kanal oleks tasuta ja et selline informatsioon ja kõik need videod oleksid just koduaednikule kergesti kättesaadavad, et nad ei oleks kusagil maksumüüri taga. Miks ma siin niimoodi rõõmustan praegu ongi see, et jah, suvi hakkab küll vaikselt otsi kokku tõmbama, aga meil on jällegi valminud uus aprikoosisaak. Kuna nad saavad lõpuni valmida puu küljes ja ma saan ise neid oma käega puu küljest noppida, siis nad ongi nagu päris küpsed. Kahjuks umbes nädala jooksul saab see saak ka läbi. Et ta on selline, kui ta päris küps on, siis on see lasin ilusti täiesti lahtine ja ta on selline lihtsalt üks väga hea aprikoos, et poes selliseid ei saa, et selleks peab ikkagi reisima ikka päris palju lõuna poole, et saaks selliseid kvaliteetseid vilju. Ja miks ma sellest räägin? No aprikoosid ikkagi on natuke sellised elevust tekitavad taimed ja olen siin 10 aastat harjutanud ja ei ole olnud see lihtne teekond, sellepärast et meil ei ole sellist juhendit. Ma olen siis kõik need ämbrid ise läbi kolistanud ja proovinud aru saada, mis meie oludes kõige paremini töötab ja ma nii väga tahan tänada ka kõiki teisi koduaiapidajaid, kes on kutsunud mind oma aeda neid aprikoosipuid vaatama. Siis oleme ka koos vaadanud üle, mis on valesti läinud, miks puu on välja läinud ja oleme näiteks vaadanud ka, et kuidas võrakujundust teha paremini selliselt, et ta siis ka oma selle saagi raskuse all ei murduks. Ja kuna ma näen ikkagi neid soovitusi, mida antakse kaasa siis kas ehituspoe müügiplatsidelt või ka puukoolidest, siis ma saan aru, et mingisugused mustrid on hakanud välja joonistuma, mis ikkagi on sellised head nõuanded ja mis on tegelikult see kogemus, mida mina olen saanud. Ma panin kokku 8 punkti, et kui sa selle video ka lõpuni vaatad, ma arvan, et sa saad palju parema aru saama, mida silmas pidada, kuidas oma puu eest hoolitseda. Absoluutselt ma ei julge väita, et kõik, mis ma siin räägin, on 100% tõde ja kõikidele sobib, aga kuna see erineb ikkagi sellistest üldistest suusõnalistest soovitustest, siis ma arvan, et see on oluline kogemus seda laiema ringiga samuti jagada. No esimene asi on ikkagi see kasvukoha valik. Ja lora jutt, kui öeldakse, et aprikoos pole üldse meie kliimataim, muidugi on ja on nii palju positiivseid näiteid, kus need puud on tõeliselt ka võimsaks kasvanud. Ja samamoodi võiks öelda, et ma ei tea, ploompirn või õunapuu pole meie kliimataim, et nende noored istikud ju lähevad samamoodi mõnikord talvega välja. Et aprikoos kindlasti sobib Eesti kliimasse ja on ju väga palju külmakindlaid sorte, mis valmivad ka meie suve jooksul. Nii et mina julgen küll väita, et sellise mõõduka riskitaluvusega aprikoos kindlasti sobib meie kliimasse. Ja kasvukoha valikul ikkagi sa võiksid oma aias leida sellise sooja mikrokliimaga koha. No samamoodi, kui sa otsiksid sobivat kasvukohta mõnele teisele luuviljalisele oma aias. Ja kui niimoodi hoolega avatud meelega oma aias ringi vaadata, siis tegelikult igas aias on mõni selline nii-öelda soojem koht olemas. Ja seal võiks siis vaadata ka, et tal oleks piisavalt valgust ja ruumi kasvada. Loomulikult on talvekülmad need, mis kasvukoha valikul on natuke problemaatilised, sellepärast et väga käredad külmad arvatakse, et võtavad puud ära. Just selle poogendi ehk selle sordi osa, mis on siis kõige tundlikum koht. Et see on mõnevõrra kindlasti tõsi. Aga noori puid, kui sa katad ja teed seda mõistlikult ja üldjuhul on meil ka lumega üsna hästi ja lumi on vaieldamatult kõige parem ja sobivam talvekate, siis sellisest nagu külmahirmust ülesaamine on väga tehtav asi. Aga nii palju, kui ma olen suhelnud ja ise ka oma aias siin proovinud neid kohti leida, siis ma olen aru saanud, et külmast on veelgi tähtsam leida koht, mis on natukene nagu pinnasega kõrgem, kuhu talvel ei kogune sulavesi. Et hoopiski see talvine niiskus ja sulavesi saab sellele puule ja just sellele pooke kohale saatuslikult ja see on asi, mida me kontrollida ei saa, et meie talved on väga heitlikud ja see külm ja sula kipub vahelduma. Aga kui me valime sellise koha, kuhu me oma aias teame, et seda sulavett
ka lumevaiba alla ei kogune. Sellega tegelikult ongi üks väga oluline eeldus kasvukoha valikul juba täidetud. Teine asi aprikoosi puhul, mis on minu meelest väga huvitav, aga sellest ei räägita, on see, et meie piirkonnas siin ei ole aprikoosil kahjureid. Et näiteks kui sul on kodus ploomipuud, siis sa tead, mis tunne on hammustada seda küpset ploomi ja leida sealt seest väiksed ussikesed. Et aprikoosil ei ole seda probleemi. Ja ma ei ole ühtegi kahjurit näinud tema peale, et mõnikord sipelgad toovad lehe täise, aga nemad on igal pool, kus neil on soodsad olud. Ja ei ole ka kedagi, kes neid õisi kahjustaks näiteks, nii et selles mõttes ma isegi julgeks öelda, et aprikoosi kasvatamine on kindla peale minek just kahjurite mõttes. Veel üks selline punktikene, mis aprikoosi kasuks väga palju räägib, need sordid, mis on meil levinud, on ise tolmlevad või siis valdavalt ise tolmlevad. Selles mõttes, et kui su aed ei ole ka väga suur ja sa saadki istutada ühe aprikoosi puu endale ja sa oled selle koha väga hoolega välja valinud, siis sulle sellest ühest puust piisabki, et ta suudab ise oma õie tolmuga tolmleda. Et ka sordi kirjelduste juurde ma alati näen, et ta on ise tolmev, on ilusti kirja pandud. Aga ma arvan, et koduaednikule on sinna oluline lisada ka, et ta ikkagi vajab selle putuka abi, kes siis tolmeldaks need õied ära. Ja kui sa ka näiteks pelgad seda, sellised öökülmad võivad neid õisi kahjustada, siis sa võid kindlasti ööseks kinni katta, aga siis tuleks ikkagi igal hommikul see katte eemaldada selleks, et siis tolmeldajad ligi pääseksid. Ja olen ka kevadeti oma neid puid jälginud ja meie aias on esimesed tolmeldajad kimalased, kes siis nende esimeste soojadega raudselt välja ronivad ja eks neil on ka hea meel näha, et siis on juba midagi õitsemas, kus nemad saavad ka endale natukene seda toitu. Aga kui natukene tõsisemalt asjadest rääkida, siis ma ütleks, et selle puu juures on selline võtmekoht, mis on samas ka kõige haavatavam ja kõige nõrgem koht, on see pookekoht. Ja seda nagu päris mitmes mõttes. Et esiteks, kui sa lähed endale puud valima, sageli meil müüakse puid, millel ei ole see pookekoht päris hästi kinni kasvanud. Ta võiks olla ja kui minul oleks võimalik valida, siis mina valiksin alati istiku, millel see pookekoht on täiesti kinni kasvanud või siis sellise istiku, kus ma näen, et see pookekoha kinni kasvamise serv on selline ilus ümar, et ta on seda siis parasjagu tegemas ja saavutamas, et ta ikkagi kinni kasvaks. Ja miks see on tähtis? No see on sellepärast, et see on haav, see on lahtine haav ja on oluline, et puu suudaks selle ise ära ravida, et sel juhul suudab see pookekoht ka ilusti kinni püsida ja et ei murdu ära. Pookekoha puhul veel see ka, et väga palju antakse soovitust, et kui hakkate istutama, et siis pange see pookekoht kas mulla piirile või mulla sisse maa alla. Ma olen suhteliselt kindel, et meie oludes aprikoosi jaoks see ei ole hea soovitus. Et need aiad ka, kus ma olen külas käinud, seal on siis puu istutatud sügavamale ja seal, miks mind on ka kutsutud, ongi sellepärast, et on mingi probleem olnud, et kas puu on välja läinud või siis on jala pealt sellest pookekohast ära murdunud. Ja te võite ette kujutada seda aiapidaja frustreerinud käitumist ja pettumust, kui midagi sellist on juhtunud. Aga minu enda aias ja need aiad ka, kus ma olen näinud, kus on istutatud istik siis samale sügavusele, kui ta on siis istikupotis või selles kiletuutus kasvanud, siis seal pookekohaga üldiselt probleeme ei ole ja kui ta ei ole seal müügiplatsil veel ka kinni kasvanud see pookekoht, siis on ta saanud aias selles lõplikus kasvukohas ilusti rahulikult kinni kasvada. Ja veel selle soovituse kohta, et istutada pookekoht maa alla, et nagu mainisin ka, siis sageli puukoolides ei ole see pookekoht veel kinni kasvanud, see haav ei ole nagu lõplikult ära paranenud. Kui sa paned selle mulla sisse, siis ta ei saagi seal ära paraneda, et ta on ainult loogiline, et ta sealt hakkab mädanema ja see puu murdub ära. Ja mõnikord ta ei murdugi ära, ta lihtsalt ei lähe kevadel enam lehte. Ja, et selles mõttes see soovitus minu meelest meie Eesti oludes hästi ei passi. Ja isegi kui see pookekoht on kinni kasvanud ja ta on pandud maa alla, siis me ei saa selles mõttes aprikoosi võrrelda ploomipuuga.
et ploomipuudel on see, eriti omajuursetel, aga ka poogitud puudel, on see soovitus mõnes mõttes mõistlik, eriti kui sa tahad mitme latvaga või sellise tugevalt harunenud võraga ploomipuud. Aga aprikoosi puhul nii palju, kui ma olen näinud, siis reeglina, isegi siis, kui puu on välja läinud ja me võiks loota, et poogendist tulevad uued võrsed, need puituvad, et me saame poogendist siis uuesti sordi eest see taime, siis reeglina tuleb sealt ikkagi alus välja. Järgmisena ikkagi, kui sa seda istikut lähed endale valima, siis vali selline istik, mis oleks ka istiku nägu. Juba võiksid vaadata seda, et kas see võra on harunenud, et pole vaja aeda osta sellist istikut, millel on ainult nii-öelda see üks põhivõra oks ja ta ei ole harunenud, sellepärast et sel juhul ongi lihtsalt puukoolis jäänud see kõige tähtsam töö, selle istiku koolitamine tegemata ja kui sa viid selle koju, siis esimese asjana sa pead selle nii-öelda latva maha lõikama, siis sealt tegelikult saagini jõudmiseks sa kaotad juba 1-2 aastat, mis sul muidu veel läheks aega selleks, et sa hakkaksid esimesi vilju saama. Ja nagu ma ütlesin ka, siis sa võiksid vaadata seda pooke kohta, et istikute valimisel sa saad juba päris palju eeldusi üle vaadata, et see istik oleks hea tervise juures ja et ta sinu aiast kasvama läheks. Kindlasti sa võiksid vaadata ka, et kas selle istikuga tuleb kaasa taimepass. Et taimepassist ma tegin ka eraldi video ja see ei ole lihtsalt selline formaalsus. Et sellistel viljapuudel on oluline, et oleks olemas mingi jälitus, kus ta pärit on. Et jällegi väga palju müüakse erinevates gruppides selliste huvitavate viljapuude istikuid ja mitte ainult aprikoose. Ja sageli need sordid, mida pakutakse, ei olegi loodud meie oludes toime tulema. Et see on natukene kummaline, et seda meil niimoodi pakutakse ja eks ta on ka väga palju selline emotsiooni pealt ostmine, et kui sul on isu katsetada, siis kindlasti tee seda. Aga kui sa ikkagi soovid kinda peale välja minna, siis otsi taimepassiga istikuid ja kontrolli ka selle sordi päritolu, et kas ta üldse on meie kliimasse mõeldud. Vahel on ka selliselt, et tubli aednikuna sa suudad seda istikut hoida ka üle talve, aga võib-olla meie suvi niivõrd selles mõttes vilets ja lühike, et need viljad lihtsalt ei jõua valmida ja jäävad selliseks mõrudaks ja hapuks. Ja kindlasti piilu ka sinna istikupoti või istikukoti sisse. Et meil ikkagi ka satub siia partiisi, mille juured on juba nii tugevalt juurekeerus, et ka isegi siis, kui sa proovid selle juurekeeru hästi põhjalikult nagu lahti teha, arutada istutuse ajal, siis ta ikkagi ei pruugi juurduda ja võib juba esimese, teise või 3. talvega ikkagi välja minna. Ja eks sageli öeldakse kaasa ka, et kui te võtate selle istiku, mis on konteineristik, et ärge arutage seda mullavalli lahti. Ma jällegi tahaks natukene vastu vaielda, et oma Facebooki lehel ma just näitasin ühte viljapuistikut, mille juur oli nii totaalselt juurekeerus, et seal ei oleks mitte mingit varianti olnudki, et ta suudaks juurduda. Ometi oli see istik müügiplatsil, et mina ikkagi soovitaksin olla uudishimulik ja kui seal on see võrk, siis see võrk ka ikkagi eemaldada ja siis seal istutusaugus seda juurepalli natuke lahti teha, et tutvuda, mis seal sees on ja kui on juurekeerd, siis see lahti arutada ja kui sa juba oled vilunud silmaga ja näed müügiplatsil, et see juurekeerd on väga tugev, et sealt alt otsast juba tulevad sellised üsna jämedad juured välja, siis mina jätaks selle istiku ka sinna müügiplatsile, et las see olla kellegi teise probleem. Sina vali endal ikkagi korralik ja kvaliteetne istik. Aga meie Eesti oludes, et me ei saa ikkagi sellist talvisest katmisest kuidagi üle minna. Mina siin oma linna koduaias ei ole tervet puud kunagi katnud, sellepärast et see ei ole lihtsalt mulle tehtav ja see tundub nagu liiga palju tööd ja liiga palju vaeva. Aga mida ma olen kindlasti teinud on see, et ma olen siis noori istikuid just nende võra alumist osa ja pooke kohta kaitsnud siis suurte külmade eest. Ja ma ei kata teda kinni kohe sügisel, sellepärast et sellist mõõdukat miinust 10-15 kraadi aprikoos talub väga hästi. Ja selline liiga varajane näiteks talvekangaga kinnikatmine võib hoopiski teha rohkem kahju kui kasu. Ja mida mina olen teinud ongi see, et kui mul on olnud kuuseoksi, siis ma olen pannud neid kuuseoksi sinna pookekoha ümber ja minu meelest on kõige parem talvekatte ikkagi lumi ja lund on meil ikkagi tulnud. Ja meil on siin vahepeal just viimastel aastatel olnud selliselt, et kuni detsembrini
on olnud selline märg ja pikk sügis, mitte talv, siis ei tasukski tegelikult mitte midagi teha, lihtsalt vaadata, et see pookekoht ei saaks liiga palju niiskust, sest see niiskus tegelikult võib sinna sisse tungida ja kohe ka seda poogendi osa kahjustada ja siis ta saabki viga ja puu läheb välja. Aga kui ikkagi on juba püsivad miinuskraadid ja see ilm muutub ka selliseks nagu kuivemaks ja on lumi, siis kindlasti seda tasub teha ja tuleb katta. Aga kui sa oled sellisel külmajoonel meil siin Eestis, siis võiks vaadata teiste aprikoosipuu omanike kogemust, kuidas nad siis talvekattega on oma puud katnud ja kevadel ka siis üsna raske on öelda, kuidas ajastada selle talvekatte eemaldamist. Aga natukene rõõmsamatest asjadest, et nendest viljadest ikkagi. Ja see kehtib, ma arvan, kõikide viljapuude puhul, et saada selliseid ilusaid suuri, ühtlase kvaliteediga vilju, siis tuleb ikkagi neid viljahakatisi normeerima. Et tundub nagu mingid väga suured sõnad, aga tegelikult on asi väga lihtne. Et kuskil jaanipäeva paiku tasub juba oma puu üle vaadata ja on sellised väiksed karvased viljahakatised. Aprikoos on vahepeal ka selline, et ta on natuke liiga tubli vahepeal ja siis ta viljub liiga hästi. Ja nende okste küljes on liiga palju vilju. Ja see võib tunduda nagu julm ja kohutav tunne neid viljahakatisi harvendada, aga kui nad jäävad liiga tihedalt kasvama, siis tuleb rohkem selliseid pisikesi ja natuke mõrudama maitsega vilju. Aga kui sa oled vapper ja tubli ja suudad neid viljahakatisi harvendada, siis sa saad küll nagu numbriliselt vähem vilju, aga siis nad on ikkagi sellised suured ja nad värvuvad paremini ja see maitse tuleb ka palju parem. Ja selle viljade normeerimise kohta ka, et kuna see on nii oluline asi, siis ma juba mitu aastat varem tegin selle kohta eraldi lühikese video, et saad siis sealt omas tempos täpsemalt juurde vaadata. Ja viimaseks, ja ma arvan jällegi, et väga kaalukas punkt on ikkagi see võra kujundamine. Et kindlasti arvesta sellega, nagu kõikide viljapuude puhul, et võra kujundamine tagab selle, et sa saad ilusa saagi, mida on tõesti uhke näidata ja miks mitte ka naabreid natukene kadedaks teha. Ja selle võra kujundamisega on selline asi, et see on pidev protsess, et sa ei tohiks ikkagi ühtegi aastat vahele jätta. Ja see on kõikide viljapuude puhul, et aprikoos selles mõttes absoluutselt ei erine sinu ploomidest, õunapuudest ja pirnidest ja murelitest. Eks ikka natukene kardetakse teda lõigata ja minul ka algusel oli väga imelik neid oksi lõigata, aga karta pole mitte midagi, et aprikoos on väga vastupidav selles mõttes, et lõikamisele ta reageerib maru hästi ja tõistpidi on see probleem, et kui sa ühel aastal ikkagi võtad selle võra kujundamise ette, siis järgmine aasta ta reageerib vastavalt ja annab igasugust rohtset kasvu. Aga see on jällegi võimalus sealt välja valida näiteks uued põhivõraoksad, millest sa tahad võib-olla tulevikus saaki saada. Et isegi kui on võib-olla võra kujundamine jäänud tahaplaanile ja istiku istutamisest saati pole seda teha tahetud, siis ma olen näinud, et ta talub ka sellist tugevamat tagasilõikust. Aga siis peabki väga kindlasti arvestama sellega, et seda tuleb järgmisel aastal ja järgnevatel aastatel väga järjepidevalt teha selleks, et ta siis oma okste raskuse all ikkagi lõplikult ära ei murduks ja endale liiga ei teeks. Aga mida siis aprikoosi lõikusel silmas pidada, et mis tahes võra tüübi sina valid, sa võiksid juba istiku valimisel seda istikut sellise pilguga vaadata, et kas temast saab selline vaasikujuline avatud võraga istik, et kas seda on nagu sellest istikust kerge teha või tema on selline ühe ladvaga puumoodi võra, nagu meil tegelikult silmale on ka väga ilus ja rahulik oma koduaias vaadata. Et see ei ole oluline, mitu latva tal olema hakkab. Kas ta on natuke rohkem püstisem või laiuvam? Laiuvamat ma ise soovitaksin sellepärast, et ka meie oludes selliselt nagu meie päike siin käib, ta saab ikkagi rohkem valgust ja see saak tuleb ilusam. Et mõnikord lihtsalt aprikoosi on raske laiuvaks sundida sellepärast, et mõned sordid lihtsalt tahavadki väga püstiseks kasvada. Aga see selleks. Aga millal siis ikkagi lõigata? No kõige sellisem puu suhtes sobilikum ja sõbralikum aeg on augusti keskel ja teine pool äkki isegi. See sõltub ka natuke sellest, millal need viljad ära valmivad. Siis võib lõigata ka jämedamaid ja suuremaid oksi välja, ilma et peaks muretsema, et see puule väga palju liiga teeb. Ja siis kindlasti kärpida ka sama aasta juurdekasvu.
et aprikoosile, kui tal on olud soodsad, siis seesama aasta juurdekasv võib olla üle meetri pikk. Ja kui nüüd mõelda, et mingi hetk saab sellest viljaoks, siis on see üleni nende viljadega koos ja kui ta on väga pikk, siis ta lihtsalt nende viljade raskuse all vajub niivõrd alla, et võib täiesti ära murduda. Kärpimise puhul siis kärpida punga pealt siis selles soodsas suunas, kuidas sa ise tahad teda suunata, et sageli siis välise punga peale. Siis see järgmine kasv, mida ta järgmine aasta jätkab, et siis see on ikkagi natuke selline laiuv ja võra keskosas siis välja poole. Ja teine asi, mida teha siis suve esimeses pooles umbes seal jaanipäeva lähedal, et siis võid vaadata üle, millised selle aasta kasvud, mis on ise näiteks tulnud põhivõra oksa pealt, et millised ei ole soodsad ja mida ei ole vaja. Et need saab siis tegelikult lihtsalt ära murda ja nendeks kääre ei ole mõistlik kasutada. Jätad alles siis need, mis on sinu meelest sobivad sellele poole ja neid kärbid siis, nende pikkust kärbid siis alles augustikuus. Ja mul on seda õppematerjali siin olnud, et sellest Tiinast, tema sain ma väga nagu raskes olus. Olen ma teinud ka päris mitu videot, et seal sa saad siis rahulikult omas tempos minuga selle terve puu lõikamise kaasa teha. Ja kõige nagu sellisem suurem probleem, mida ma võralõikuse juures koduaedades näen, on see, et näiteks nad kipuvad selliseks nagu lehvikuks minema. Et kui ükskord oled seda puud lõiganud, sealt samast võib alguse saada mitu kasvu. Ja selline lehvikukujuline puu on iseendale ohtlik, et kui ta ükskord õitseb ja viljub, siis ta lihtsalt murdub ära ja need viljad, mis seal on, need ei saa päikest, valgust, nad ei kuiva ära peale sadu või peale kastet. Ja siis sellist ilusat suurte viljadega, ilusti põhikatte värvusega värvunud vilju, väga kerge ei ole kätte saada. Ta küll viljub palju ja vilju saab, aga saab palju paremini, kui võra on kenasti hooldatud. Igatahes ma loodan, et sa pidasid lõpuni vastu ja ma loodan, et nendest nõuannetest on sulle ka päriselt kasu, et see aprikoosipuu, mille sa oma koju valid, oma koju tood ja istutad, et ta siis ka tõeliselt sulle ja su perele rõõmu tooks. Ma arvan, et ma võib-olla istutamisest teen kunagi eraldi video, aga sisuliselt võid sa järgida sama nõuandeid, mis on teistel luuviljalistel. Igatahes ma lähen nüüd viin selle täna õhtuse noosi tuppa oma perele nautimiseks, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.